Kena on hea olla jälle siin, nagu oleks ise 2 aastat järjest auhinna võitnud. Nüüd oleks paslik öelda midagi hästi humoorikat, andekat, midagi eriti kihvti, aga ma arvan, et küllalt palju on inimesi, kes mõtlevad, et kloun lõpeta edvistamine. Ütle juba ära see aasta hit. Ja ma ütlen, aga enne seda nominendid. Kui juba alustasid, paljud ei mäleta, ei meenuta. Sõitsin hommikul tööle, ilus hommik. Päike paistab, linnud laulavad. Peegel on nagu meri nagu peegel. Narva maanteel kangi alt välja astub kaunis lind. Iidne, suur merikajakas. Noka vahel kasutatud hügeeniside. Hei, kellkuke, me teda veel ei näe. Olete oma kolumni lõpetanud? Ma tahan stuudiot. Issand. Raivo Rimm isiklikult on paljastanud oma torso ja pannud vaatamiseks välja kõik, mis tal vaadata on. Kõigile lehelugejatele. Tubli tükk, midagi pole öelda. Järgmine lugu on näide sellest, milliseid lugusid me ei taha, et te meile saadate. Ma loen selle külmalt ette. Kui olin 8-aastane, võtsin osa suusavõistlusest. Sõita tuli kilomeeter. Minu number oli 31. Seega pidin rajale minema viimasena. Kuna tüdruk, kes pidi startima enne mind, oli andnud oma suusad oma vennale, kes veel oli rajal, siis lasti mind enne minema. Kui finiši joon juba paistis, olin kindel, et võidan, kuna keegi polnud mulle järgi jõudnud. Tuletan meelde, ta oligi viimane. Peaaegu. Aga enne lõpujoont ma kukkusin ja see tüdruk, kes tegelikult enne mind startima pidi, jõudis mulle järgi ja oleks peaaegu võitnud. Ja nii, kui ma püsti tõusin, kukkus tema ja ma ikkagi võitsin. See oli mu elu esimene medal, mille ma võitsin. Vaikus kõrvadele. Vaikuse hetked olid seal plaadil tõesti head. Aga neid vaikuse hetki lõhestasid aeg-ajalt siis. No ilmselt ei ole see, ilmselt on see mingisugustele kõrgematele olenditele mõeldud muusika, nimetame selle siiski muusikaks, mis ma ei taha siinkohal nagu selles mõttes Riho Sibul, kes on jumala hull tegija mees. Ma ei taha selles mõttes teda nagu maha teha, aga ma ei kujuta ette, mis meeleseisundis inimene pidi olema või mida olnud tarbinud, et sellist asja nagu teha. Ma arvan, et kuulajad tahaksid ka sinu käest ikka nii mõnigi hommik küsida, mida sa oled tarbinud, et sa sellist juttu ajad suust välja. Võib-olla tõesti. Sa oled taustaks nii palju, et ta tegi selle plaadi pärast oma isa surma. No jah, samal ajal kui abikaasa on rajalt maha võtnud ühe luuletava prokuröri. Ühe mudeli, kellega nüüd siis, keda on mõnus hüpitada. Skyblus liiklusliin, tähelepanu autojuhid, päder... Jaa. Hallo, meil oleks tarvis Ilmarit. Kohe, minut. Ootame. Olge kena. Rein. Hallo, kes kuuleb? Hallo, kes see kuuleb? Väga halvasti kuulen. Kas Ilmar kuuleb? Ei, Rein on. Aga kuidas Ilmarit saaks? Ilmarit. Üks moment tuleb tõest ajada, magab. Ajagi üles, väga tähtis kõne on. Nii. Üks moment. Aja Ilmar üles. Tule siia. Kohe, üks moment. Ja, ootame, pole hullu. Hallo, on see Ilmar? Hallo. On see Ilmar? Ja. Väga hea Ilmar, lõpuks ometi. Sky Plus siinpool, Kivisaar, Puna ja Helena. Palju õnne automängu finaali puhul. Väga huvitav. Ja mis siis täpsemalt nagu? Kas te olete mänginud Sky Plusi automängu?
Jaa, täpselt. olete selle kupongi ära täitnud ja meile siia ära saatnud ja meie oleme siit 10 000 kupongi seest teid välja valinud selle automängu finaali. Te olete 100, kellel on võimalik see auto endale võita nüüd. Ahah, selge. Väga meeldiv. Muidugi on väga meeldiv. Ja õigede pea teil tuleb võtta Saaremaa tee jalge alla, et siis finaalloosimisest osa võtta. Kuhu me helistasime üldse, kus kandi inimene? Narvast. Nii kaugel ei ole meil kunagi ükski loosikaart veel jõudnudki. Kas te magasite? Hetkel küll, jah. Me saime aru ja rida inimesi üritas teid äratada, me kuulsime siit läbi telefoni. Jah, seda küll täpselt. Mida te unes nägite? Ja mida ma nüüd siis pean tegema ka? Hea küll. Hea kelle küll, te olete unes segane. Me võtame teiega Saaremaale sõitma või? Ikka muidugi, kohe. Muidugi, broneerige praavipilet. Ei, me helistame teile veel hiljem üle, kui te olete rohkem üles arganud ja räägime, kuidas edasi käituda. Ahah, suur tänu teile, aitäh teile. Palun väga, das vidanja. 3, 2, 1. Oota, ma panen kerin tagasi. Ma sulle kerin tagasi. Kahjuks on meil selles ka salvestus. Või oleks siinkohal paslik toonitada, sest väga suur hulk inimesi ei pese ennast. Ja neid on miljardeid, kes ma oma elamises sauna välja lõhkusin, millest osad mu tuttavad kuidagi aru ei taha saada. Kuidas sa võid rüvetada sellist pühadust ja kelk oli olemas. Ma nägin tema autoront seisis. Ma käisin tema laua juures. Parfüümi boss, nagu me teame. Ja levis seal ümber. Nii, ja te tahate sellega väljenduda nüüd mida? Et ta annan jälle laenu, ei anna. Teie limiit on ületatud juba ammu. Koefitsient on 276, riskiastmega 2. Mis see tähendab? No võt, ilmselt see tähendab, et on paha. Ma tean, mida see tähendab. Parem ära küsi, mida see tähendab. Arvad? Saa nii hull see asi ometi olla? On. Selliste kettidega, maskidega mehed on just tänu see ukse taga. Anna siis veel natuke juurde. Et vist tuleb kette ja maske rohkem. Me sülitasime lakke. Selline, lihtne ju. Proovisin kelguliga eile päeval helistada, telefon oli väljas. Oli jah? No ei saa teile segada tähtsa toimingu juures. Ja kuidas see siis käib see lakke sülitamine, ja siis pärast vaatad, kuhu ta tagasi kukub? Jah, see ongi nagu asja kõige põnevam osa. Oled ise nagu inimmärklaud, oled ära jaganud oma kehaosad, nendele kirjutanud peale punktid ja siis vaatad, mitu punkti täna saad. Ja ise, kus on jäänud botaanika-minutid, Borissi sekundid, ma ei saa aru. Endal on nii põnevat rääkida, siin kiusab kedagi teist. Botaanikaga on praegu hetkel rahulik. Rumalad inimesed, ärge minge seda filmi vaatama, see on kole. Sääske rahu. Ära kisa mulle kõrva. Popmuusik, plaanitsens on mõrva. Nad panevad su kinni. Mis sa seal kokutad, ütled, et me oleme nõukogude inimesed, ütled, et me maksame. Kelk me oleme siiski saavutanud päris hea tulemuse, ta vähemalt juba loeb neid odavate poodide reklaame. Ja, eks ta on sunnitud. Sundseis. Ega kui ka raha ei voola peale nagu Neiveltil veel paltsul, siis ei jää muud üle, kui tuleb mööda neid reklaame käia. Kuigi ega sa ei saa endale ju tegelikult isegi neid odavaid asju, sul ei ole mõtet muretseda, sul pistab ju titt kodus karjuma kohe, kui sa tuled 15 krooni selle koja mehed. Kui ma tema tuppa paneksin ette kardinad, mis maksavad 29 krooni